isa Vello Salo, te olete preester Pirita kloostris. Mida teeb mees nunna kloostris? Kuulab nunnade sõna muidugi, sest mina olen nende teenistus ja mitte vastupidi. Ja minu kohustuseks siin on iga päev pidada üks armulaua teenistus ehk missa. Ja sellega minu kohustused piirduvadki. Kas preestriamet kloostris on teistsugune kui koguduse preestritöö? Ei, see on alati üks ja see sama asi. Püüda Jeesuse Kristuse moodi elada. Kuidas üldse juhtus, et ühest Eestimaa noormehest sai katoliku kiriku preester? Nii nagu kõigi teiste maade noormeestest saab ja ka vanadest. Meil oli Gregoriuse ülikoolis üks 62-aastane mees, kes õppis seal koos oma pojaga. Nii et seda võib kõigile juhtuda. Miks teie otsustasite preestriks hakata? No pärast sõda järele mõteldes, mida on maailmal ja muidugi igasugune maailma parandamine algab sealt, kus ma olen, mis on Eesti rahval kõige rohkem vaja. Kas elektroonikuid, nagu ma kavatsin õppida tollal, või hoopis õpetajaid. Ja minu otsus langes siis õpetamise kasuks. Kus te õppisite? No vist parem on küsida, kus ma ei õppinud. Ma arvan üldse, et inimene elab nii kaua, kui ta õpib. Ükskõik, kus ta on. Aga koolide mõttes, jah, mul on lõpetamata keskharidusega selle eest mitu korda lõpetatud kõrgharidus. Tähendab, sakslased mobilisatsiooni puhul lubasid meile küpsustunnistuse, sest meid mobiliseeriti gümnaasiumi viimasest klassist. Kuna ma ei läinud Adolfi sõjaväkke, siis seda tunnistust ei antud. Mina võtsin seda lubadust aumehe sõna pähe ja lasin omal ühe võltsitud lõputunnistuse teha heas usus. Ja sellega ma hakkasin siis õppima ülikoolides Šveitsis, Hollandis, Roomas ja Münsteris Saksamaal. Need on minu ja siis lõpuks ka Jeruusalemmas selles dominiiklaste piiblikoolis. Kas te peale teoloogia olete veel midagi õppinud ülikoolis? No ma pean ennast ikkagi Vana Testamendi eksperdiks, mis on teoloogia alus ja mitte vastupidi. Miks just Vana Testament? Ametivend Lauru ütleb, et selles praeguses tõlkes ei ole väge. Ja tõesti on vaja, et Jumala sõna oleks esitatud väärikas rüüs. Ja siis lähemalt vaadates, et Vana Testamendi tõlge on meil nagu kõige vajalikum. Ja sellepärast hakkasingi ennast siis Vana Testamendi jaoks või alal et valmistama, et teha kunagi üks uus piiblitõlge. Mida on vaja õppida või kus käia selleks, et saada heaks Vana Testamendi tundjaks? No vaja on tööd teha. Ja Paavstlikus Piibli instituudis, kus mina õppisin, mis on üks maailma tippasutusi, seal oli esiteks vaja trobikond keeli sisse astudes. Kõik loengud, kõik eksamid, ka suulised ja kirjalikud olid ladina keeles. Nii et kes ladina keelt ei osanud, ei tasunud üldse sinna minna. Kes ei osanud lugeda heebrea ja kreeka keelt, selle ei tasunud sinna üldse minna. Sa ei oleks kuskile jõudnud. Nii et need 3 keelt pidid olema kaasas. Siis tehti kõigile eksam inglise, prantsuse ja saksa keeles. Et nad oskavad eriala kirjandust lugeda ja tõlkida. Peale selle tuli teha aramea keele kursus, sest osa Vanast Testamendis on aramea keeles ja üks Lähis-Ida keel, vana keel omal valikul. Mina tegin 2, foiniikia ja ugariti keeled. Nii et lugege kokku, seda tuleb 7-8 keelt suus siis, kui oled lõpetanud, kui sa lõpetad. Ja enam ei ole leival suus kohta, kuna suu on keeli täis. 2 aastat filosoofiat, siis on 4 aastat teoloogiat, tavaline vaimuliku
vaimulikuks saamise tee või ettevalmistus. Midagi 20 keelt ma olen nüüd kuidagimoodi ära õppinud. Mis aastal sai teist vaimulikku, vana te olite siis? No minu õpingud olid väga pikad, sest tuli elusunnil valida neid kohti, kus sai õppida ja nii et see oli 1957. Nii et ma olin siis üle 30 aasta, 1925 olen ma sündinud. Umbes nii vana kui meie õnnistegija, kui ta hakkas avalikult rääkima umbes 30 aasta vanuses. Suur osa teie elust on seotud Itaalia ja Roomaga. Seal te tegite ka Vatikani raadios eestikeelseid saateid. Kuidas see juhtus? No see on ju loomulik, et kui ma olen valinud õpetajakutse, et ma hakkan õpetama. Ja kuna Vatikani raadios olid juba leedu- lätikeelsed saated, siis ma helistasin lihtsalt sinna, kui ma Rooma jõudsin oma õpinguid alustama 48. aastal. Et kas ehk võib-olla kunagi saaks ka mõne eestikeelse saate teha. Ja saadete juhataja ütles, et muidugi, millal saate peale hakata, sest me oleme otsinud, aga ei olnud eesti keele oskajat. Ja siis oli muidugi kivi minu kapsaaias, et õpingute kõrval teha ka saateid, mida ma elus ei olnud enne teinud. Ma olin siis alles 23 aastane. Ja meil eeskirjaks oli, et poliitikasse ei sekku. Niisugune asi nagu piiskop Prohvetlihi küüditamine ei olnud muidugi poliitiline, vaid oli kiriku vastane tegu. Ja sellest tuli rääkida ja ma rääkisin ka pikalt ja laialt. Seltsimehed olid valvel ja nii kui ma ütlesin, kiidetud olgu Jeesus Kristus, nii hakkas uua lärm peale. Kui palju teil vaimulikuna üldse oli võimalus Eestiga ühendust pidada? Noh, ma olen salakauba vedaja. Nii et asutasin selle kirjastuse Maarjamaa ja taskuraamatu sarja selleks, et neid saaks taskus Eestisse tuua. Ja nüüd ma kuulen muidugi inimeste käest, kes tollal lugesid või tegid mikrofilmi, sest fotokopeerimismasinad siis ei olnud ja niimoodi nad levisid tol ajal. Ja minu mõte oli anda rahvale lootust, et me teeme midagi ja eestlus elab edasi. Ja see läks nagu minu arust korda. Kas Jeruusalemma 15 ka huvi Vanatestamendi vastu? See oli nagu normaalne õppekäik Paavstlikus Piibliinstituudis, et pärast nende põhiliste eksamite sooritamist minnakse Pühale maale ja tutvutakse piibli arheoloogiaga koha peal ja piiblimaadega. Ja nii ma olin siis Akabast, mis oli Iisraeli riigi lõunasadam ükskord kuni Mosulini. Ma töötasin siis pärast 4 aastat pühakirja professorina Mosuli linnas, mis on iidne Niinive linn. Nii et kogu see piiblis kirjeldatud maa-ala Abrahami oletatavast elukohast Uurist kuni Ugaritini välja ja Foinikiani ja Palestiinani, see on läbi rännatud. Kui kaua te piiblimaal olite? Ma olen see nüüd mitu korda olnud ja mida me nimetame piiblimaaks, kuna ma Iraagis õpetasin 4 aastat. Ma loen seda täiesti piiblimaaks. Üks Niinive jutt, vaid meie piibliteadlased usume, et Vana Testament on sündinud seal. Et siis, kui Iisraeli rahvas oli küüdituses Paabelis,
et seal pandi kirja siis nii hästi kui lõplik pühakirja kuju, see, mis meil praegu on, Vana Testament. See maa ja see olu on teile ilmselt väga tuttavad. Milliste mõtete ja tunnetega vaatate neid sündmusi, mis seal tänapäeval aset leiavad? No ikka kahetsusega, sest see ei ole kuidagimoodi seoses minu teadmistega, vaid need on inimesed nagu kõik muud. Eriti minu õpilaste hulgas oli kurde ja kurdi rahvas täiesti samuti õigustatud olema vabad ja iseseisvad nagu meiegi. Nüüd olete te juba õige mitu aastat elanud Eestis. Kas 10 aastat, kui olla täpsed. Ja. Kuidas teile tundub, mis on kiriku või kristlaste jaoks kõige suuremad väljakutsed Eesti ühiskonnas? No ega nad Eestis ei ole teistmoodi kui mujal, sest ristiusul on ikkagi üks sihtmärk, et elada Jumala tahtmist mööda ja kanda püha vaimu vilja. See on elada armastuses, rahus ja rõõmus. Nii et inimestel oleks põhjust küsida, et miks nad nii rõõmsad on, miks teie õed ei kakle ja nii edasi. Kui Vello Salu 1945. aastal noore sõjapõgenikuna Rooma saabus, siis tema esimene mure oli otsida üles Soome saatkond ja Soome saatkonnast juhatati ta Rootsi saatkonda ja Rootsi saatkond tõi ta Birgittiinide juurde, kuna tol ajal see maja oli Püha Tooli kaitse all ja tähendas ka, et sakslased sinnamaani ei jõudnud ja nõnda ta sattus siis Roomas Piazza Farnesele. Seal nägi ta esimest korda siis, nagu ta ise ütleb, neid kummalises riietuses tädisid ja ei teadnud ta midagi ei ordudest, ei katoliku kirikust. Birgittiinid võtsid ta enda juurde 1945. aastal, andsid talle ühe väikese kabeli, muretsesid talle jesuisi paatri, kes siis andis talle õpetust ja nõnda see tee sai alguse. Nüüd 2003. aastal on ta siis oma pikkade rännakutega tagasi siin Birgittiinide juures ja meil kõigil ja mul tundub, et temal endal kõige rohkem hakkab alati hääl värisema, kui ta sellest räägib, sest et see on kindlasti meile kõigile nagu õndsa ema Elisabethi käeulatus teispoolsusest tänapäeva, kui üks poeg on siis oma rännakutega tulnud tagasi sinna, kust see on alguse saanud ja tema kohustused on siis igal hommikul 7:30 õdedele missat pidada ja olla meile heaks isaks ja ka vaimulikuks nõuandjaks. Ei saa mitte ütlemata jätta, et isa Vello on ju äärmiselt hea inimene, vaatamata kõigile sellele tagurpidi käigule, mis mõnikord võib tunduda temaga esmakordselt kokku puutudes, aga oma aega ja oma tarkust on ta ilma pikemata nõus jagama absoluutselt kõikidega, kes tema käest abi küsivad. Kas Eestil oleks vaja usuõpetust koolidesse, usundiõpetust? Jah, see on nüüd, kuidas võtta. Kindlasti on vaja õppida. Ja kas me nimetame seda nüüd ühiskonnaõpetuseks näiteks? Sel on sildi väärtus. Aga et inimene õpiks seda, et kogu maailma ajaloos on moodustunud grupeeringuid.
ja need on püüdnud midagi saavutada. See võiks olla ka väärtuste õpetusest. Iga grupp seab üles mingisugused väärtused, mille nimel nad on valmis midagi tegema. Nii et see on hädavajalik. See inimene, kes ei ole sellest kuulnud, ei ole lihtsalt eluks ette valmistatud. Kui meil praegu on Eestis üle 500 kristliku koguduse, kes tegutsevad aktiivselt, siis see on kontakti kaotamine realiteediga, kui keegi ütleb, et usk on ajalugu, nagu möödanik. Ei ole, ta on praegu elab. Isa Vello, kas teie elus on olnud ka kahtluste aegu? No, teaduslik kahtlus on teaduse töö alus. Ega ma ei usu midagi, eriti mis lehtedes seisab. Te midagi ei usu, absoluutselt. Sest elu on näidanud, et nad valetavad. Sama asi on teaduslikul põllul, et keegi leiutab mingisuguse teooria ja siis hakkab selle peale üles ehitama. Selle juures tuleb nagu metoodiliselt kahelda. Aga et ma oleksin nagu elu põhiväärtuse suhtes kahelnud, seda küll ei ole olnud. Aga usu suhtes? Seda ongi ju. Et ma ei olekski nagu raske öelda, et kui palju ma usun ja kui palju ma tean. Kui ma vaatan seda universumit, mis on, seal ei ole tõesti maa võrdset. Nii et ma olen nende poolt, kes ütlevad, et nii palju kui mina tean ja ma olen ikka loodusteadusi, nukleaarfüüsikat õppinud ja et meie inimlikul eksistentsil või sellel maailmal, mida meie tunneme, on nii kohutavalt palju eeldusi, et vaevalt teist korda kogu universumis seda olemas on. Seda nimetatakse antroopsuse printsiibiks. Et ongi ainult see meie maakerakene, kus on elu ja kuhu tuli Jeesus Kristus. Kuidas on usuga? Kas see on inimesepoolne tegu või on see Jumala kingitus? Kes peab esimese sammu tegema? Seda on nüüd küll raske ütelda, ta on mõlemat. Ja nüüd need 2 kristlikku aastatuhat on andnud vastuse, et usk on Jumala kingitus, seda ei saa kuskilt osta ega kellelegi anda, vaid inimene ühel teatud sinoilgul märkab, et ma ei usun. Esimene Johannese kiri ütleb, et armastus ei seisa mitte selles, et meie oleme Jumalat armastanud, et sellest Jumal on meid armastanud. See on kindlasti ajaliselt esimene asi. Kui üldse on võimalik armastada, siis sellest, et Jumal on armastus, on meid niisugused loonud, et me oleme suutelised armastama. Millal teie esimest korda märkasite, et te usute? Seda on raske ütelda. Mu käest on küsitud ja ma olen mõtlenud ja mäletan, aga kui vana ma siis olin, et õhtul tõmbasin teki üle pea ja palvetasin oma ette. Kas ma olin siis 10 või 12 või 14, seda ma enam ei tea. Millal nüüd usk tuleb või läheb, kuidas seda kindlaks teha? Kas teie elus on olnud sellised aegu, kus usk on läinud? Ei ole. Ei ole selles mõttes mingisugust raskust minu elus olnud. Kas see on nüüd minu teene või Jumala teene, seda ma ei oska teile ütelda. Üks, mida Kristuse evangeeliumites oma järgijatelt nõuab, on armastust ligimese vastu, ka vaenlase vastu. Kas ligimest on olnud kerge või raske armastada? See on mitte üks, mis Kristus nõuab, vaid see on peaasi, mida nõuab. Ja mis selle armastuse mõte on, see ei ole mitte unistamine oma vaenlase sinistest silmadest, vaid lasta oma päiksel paista heade kurjade peale. Tähendab olla erapooletu. Teoreetiliselt on see ju väga lihtne. Aga mis aitab seda põhimõtet praktikas rakendada? No, katoliku kiriku õpetus on, et ristimises me saame pühavaimu annid.
Need on nagu seemned, mis peavad idanema ja vilja kandma. Ja siis on püha vaimu viljad, mis on teises kirjas galaatlastele üles loetud, terve tosin: armastus, rahu, rõõm ja nii edasi, tagatipus tuleb enesevalitsemine. Ja neid vilju, nagu kõiki vilju, tuleb harida ja kultiveerida, ega nad iseenesest tule. Ja selleks tuleb nüüd iga õhtu või hommikul mööda läinud päevale tagasi vaadata, et mis ma tegin, mis pärast, kuidas ma tahaksin paremini teha. Ja ka üks siht seada, kui ma näen, et ma olen tühja juttu ajanud, et kus õieti tuli. Ja kas ma saaksin, võtan ette järgmiseks nädalaks, iga päev räägin ühe inimese kohta midagi positiivset. On otsustav samm paremuse poole, sest nii halba inimest, kellest ei ole midagi head rääkida, ma ei ole veel näinud. Ja ma arvan, et ei olegi. Nii et on tähtis enese kallal töötada ja saada täiuslikuks, nagu meie isa taevas on täiuslik, et laseb oma päiksel paista kõigi peale. Ja seda peaksime ka meie tegema. See on praegu võib-olla Eesti rahva üks hullemaid õnnetusi, mida juba väga kaua aega tagasi nimetati raamatu pealkirjas viinakatkuks. Meil on, nagu öeldakse, 200 000 joodikut ehk iga 5. Et meil on rahvast juhtimas inimesed, kes ei saa pudelist jagu. Sellest tuleb lahti saada ja esimene asi oleks keelustada absoluutselt alkoholi ja tubakareklaam. See on meie rahva tuleviku alus ja tuleviku lootus. Sest meil on sündinud palju arenemispuuetega lapsi. See on suures ulatuses alkoholist tulnud. Selle kuulsa ateismiperioodi pärandus, millest meil tuleb lahti saada. Kui palju on neid raamatuid, mida teie olete kirjastanud? Ei ole lugenud, mida raamatuks lugeda. Ütleme umbes 50 ja see asi käib edasi. Praegu ma ootan õigusi Seppo ja Riita Teinose raamatu jaoks vestlusi müstikast. Ja siis teine asi, mis peaks see aasta jõudma lõpufaasi, on valge raamat Eesti rahva kaotustest. Ma olen ise uurinud neid rahvastiku kaotusi ja see uurimine kindlasti veel kaua aega edasi, sest me ei pääse näiteks Podolski sõjaväearhiivi, kus on laskurkorpuse andmestik ja paljudesse teistesse kohtadesse, meil oli lihtsalt raha sinna minna. Need tuleb kõik läbi uurida, aga ülevaade meil on juba olemas, kui suured olid Eesti rahva kaotused ja me loodame selle kokkuvõtliku teosse siis Riigikogule esitleda tänavu aasta lõpus. Kas teie piibli tõlkimine on nüüd valmis saanud või on see ikka veel pooleli? Ei ole isegi mitte pooleli, on hulk tükke, sest põhiliselt Vatikani raadiosaadetes ma iga saate alguses lugesin ühe palakese pühakirjas, see oli oma tõlkes ja kommenteerisin seda. Ja praegugi tõlgin igaks pühapäevaks need pühakirja lugemised uuesti või silun neid ja ka need tuleksid kokku panna. 10 aastat kuluks ära korraliku tõlke tegemiseks. Ja selle kallal tegutsevad aga õnneks praegu vabas Eestis ka teised, nii et ma ei tunne endal nagu suurt survet. Töötan edasi nii palju, kui ma jõuan. Praegu ma käin karguga ja
keha pingutab ennast seda suurt haava parandada, mis puusaliigese puhul tehti. Ja töövõime on väga väike. Mida tähendab sõna õnnis? Vist on meil see viimane köide selgitavast sõnaraamatust ilmumata, kus selle sõna tähendused eesti keeles on kõik üles loetud. Muidugi ristiusu mõte on jõuda igavesse õndsusse, see tähendab oma sihile. Et looja juurde tagasi jõuda. Ja siin maa peal on siis meie sihiks täiuslikkuse taotlemine, mis ei ole iseenesest õndsus. Siis ollakse õnnis kõik aeg, ütleb Brunel ühes luuletuses. See praeguses maa pealses olus ei ole võimalik. Mõnikord me oleme õnnelikumad kui teinekord, aga päris kaua õnnelik olla ei jaksa, väsib ära. Kas õndsuse saab välja teenida? Või on see ka kingitus? On nii üht, on nii seda kui teist. Kindlasti, kui me pühakirjas vaatame, meilt nõutakse tegusid ja on siis ka selge sõnaga öeldud, et usk ilma tegudeta on surnud. Ja ega nüüd muud moodi ei saagi öelda, kui Jakobus ütleb, et sina näita oma usku ilma tegudeta. Ja seda oleks tõesti raske näidata, kui inimene midagi usub, ta on tõsiusklik, nagu öeldakse meil, siis ta ka käitub selle järele. Kuidas te aru saate, mis aitab teil mõista seda, mis on Jumala tahtmine? Kas ma olengi täst aru saanud? Igatahes püüan ja katsun seda oma parema äranägemise järele teha, mis ma oskan. Semper